Tere siis veel kord teile kõigile, et ma saan aru, et selline pikk ja töine tööpäev on taga ilmselt, et peale lõunat väike väsimus ka. Et mina siis Rita ja teie ees siis praegu psühholoogi rollis ja tõepoolest minu igapäevane töö on siis tegeleda laste ja peredega ja täiskasvanutega ka loomulikult ja olen töötanud ka aastaid peaaegu 10 aastat koolipsühholoogina. Ja mis ma tahtsin kõigepealt öelda seoses selle seltskonnaga, kes teil siin on, ma saan aru, et kõik te tegelete lastega ja raamatukogus, jah. Meil Rocca al Mare koolis, endine meie raamatukogu inimene istub ka siin saalis, oli üks raamatukogu, oli üks müstiliselt armas ja hea koht ja on siiamaani. Olles koolipsühholoog, siis ma tegin selliseid tugitooli ringe ja sinna tugitooli ringi kuulus siis psühholoog, eripedagoog, kooliarst ja raamatukogu töötaja. Ja miks? Mul oli lihtsalt kabinetis 4 tugitooli. See oli üks asi. Aga tegelikult selle mõte oli, et kõik me tegelikult oleme märkajad. Peaksime olema märkajad. Ja märkama just nimelt lapsi ja need lapsed tegelikult annavad endast märku, kui me oskame märgata. Klassijuhataja oskab märgata midagi sellist, mis on, võib-olla tema tunneb seda last paremini, oskab märgata selle lapse tavapärasest teistsugust käitumist. Ja täpselt samamoodi oskab märgata seda ka kooliarst ja raamatukogu töötaja. Sest need on need kohad, kuhu lapsed tegelikult lähevad vaikselt abi saama. Olete nõus? Ja see mõte oligi, miks me neid tugitooli koosolekuid tegime, et kui nad märkavad, et keegi tavapärasest rohkem hakkab külastama arstikabinetti või raamatukogu, siis ta küsib tegelikult abi. Aga ta ei julge seda otse küsida. Ta lihtsalt vaikselt imbub kohale ja teeb asja ja seisab seal leti taga ja pakub abi ja on ju, vaikselt imbub kohale. Aga kui me seda ei märka, siis ta kaobki ära. Ja täpselt selles mõttes oligi meil selles tugitooli ringis ka raamatukogu inimene, kes oli imeline märkaja ja oskas väga-väga hästi tuua välja kõik need lapsed, kes vajasid tähelepanu. Ja siis olin juba mina see, kes vaikselt imbus siis kas klassijuhataja juurde või lapse juurde ja küsisin, et kuidas ta läheb, kas ta tahab millestki rääkida või mida iganes. Et siis juba sealt oli hea edasi minna. Nii et tegelikult see vaikne ruum, see raamatukogu ruum on ju vaikne ruum, nii nagu Merit ütles, et sinna neid lärmajaid ei lastud, eks ju. See vaikne ruum oli koht, kuhu sai vaikselt iseenda mõtetega pugeda ja meil olid seal ka padjanurgad ja nii edasi, sest see on koht, kus laps saab korraks olla iseendaga. On ju? See on üks imeliselt mõnus ja need raamatud ise tekitavad, mina mäletan oma kooliajast, tekitasid sellise austuse, et ma ei tahtnudki seal kõva häält teha seal ruumis, sest seal oli nii palju sõnu nagu nii, aga need olid vaiksed ja siis pidin mina ka vaikselt olema, sest raamatu sees on vaiksed sõnad, need ei karju seal lehtede peal. Et selline mõte tekkis mul siin konteksti väliselt täitsa seal taga seda juttu kuulates ja selles ruumis olles, et tõepoolest see on üks imeline töö, mida te teete ja see märkamise töö on väga-väga oluline töö. Ma saan aru, et te olete raamatukogudest, mitte just ainult koolist ja kuskilt, vaid just raamatukogudest, aga need on ju tegelikult südamed, kuhu lapsed kogunevad. Väga tihti on see koht, kus ta saab olla, sest tal ei olegi võib-olla kuhugi minna. Ilmselgelt on see nii, eks? Olete nõus? Aga mis siis, räägime siis ettekandes ka, et nähes neid tänapäeva lapsi tõesti igas võtmes, igas olukorras ja iga päev ja päris palju nii kliinikus kui eravastuvõttes, et ma üritasin nagu enam-vähem kokku panna selle, mida ma olen arvanud, mida ma olen näinud, mis on valdavateks muredeks ja mis siis nende probleemidega seal siis teha või kuidas neid siis märgata. Ja tegelikult mul on üks väike palve teile ka, et kui teil tekib mingisugune mõte, tunne, küsimus, siis küsige palun kohe ja julgelt. Sest tihti juhtub see, et mul on mõte, aga jutt läheb edasi, tekivad juba uued mõtted ja mul läheb küsimus ka meelest ära. On ju nii?
et siis oleks tore jagada oma kogemusi või mingisuguseid mälestusi või esitada mingeid küsimusi täiesti julgelt kohe. Et mulle täitsa meeldib, kui mind segatakse. Okei? Aga lähme siis siit edasi. Miks need on siia välja töötud, on ühed väga-väga olulised punktid, mida ma olen laste puhul täheldanud. Me näeme, aga me ei näe, me kuuleme, aga me ei kuule. Ja tegelikult võib-olla kõigi selle kehakeelega me annamegi tihti oma kiirustamises märku, et laps võib lugeda seda välja, et kas see üldse ongi oluline, mis ma teen. Hiinlastel on selline hieroglüüf, mulle see väga meeldib, mis sisaldab endas kuulamist. See koosneb 3 komponendist. Silmad, kõrvad ja süda. See on see, et ma kuulen sind. Ma näen sind, sa räägid minuga, sa oled olemas siin ja praegu. Ma kuulen, ma olen kohal, ma kuulen sind. Ja see, mis sa räägid, on mulle väga-väga oluline. Ma olen siin, ma jälgin igat su sõna ja olen mõttega suga kaasas. Ja see on see, mida lapsed tegelikult väga tihti kurdavad, et väga tore, ilus. Laps läheb oma joonistusega näiteks, väga ilus, joonista veel. See mul on tal aega, eks ju. Või olen näinud ise, kuidas trennis laps teeb väga ilusaid imelisi ujumistõmbeid ja õikab kogu aeg basseinist, et emme, vaata mind, vaata kui hästi, väga vahva ja tore, uju veel, eks ju. Ja siis, kui laps võtab kätte ja pritsib ema märjaks, mis siis on kisa kui suur, eks ju. Miks ta tegi seda? Sa ei näinud mind, sa ei näinud. See on ainuke viis lapsel anda märku, et kuule vaata, no ma ju rääkisin sinuga. Ja tegelikult lapsevanem ei tekita seda seost, et ta ise on viinud lapse nii kaugele, sest laps ei tee kunagi mitte midagi, mis ei oleks põhjusega. Kunagi oli vastuvõtus üks koolipoiss, kellega sai toimetatud päris tõsiselt, sest et ta segas tundi. Ta kogu aeg segas tundi. No selge, me arvame, et tal on tähelepanu vajadus ja nii edasi, aga milles siis asi on? Ja me jõudsime, natuke vabandan oma väljenduse eest nüüd, aga jõudsime lõpuks välja selleni, kus poiss teatas mulle, ta oli põhikooli poiss, et jah, ma teen seda sellepärast, et siis ajab see pagana vanamees oma tagumiku sealt diivanist püsti. Mis see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et aju jaoks on tähelepanu, ka negatiivne tähelepanu, on tähelepanu. Aju ei tee vahet negatiivsel ja positiivsel, me ise anname oma peas asjadele hinnangu. Tegelikult tema jaoks kõik, mis toimub, on olemas. Juba ja. Midagi ütleme, mõtleme, juba ta on olemas. Ja negatiivne tähelepanu on ka tähelepanu ja negatiivne tuleb paraku kiiremini. Aga seal oli see, et lapse isa, kes tuli iga päev töölt koju, lõi lahti oma läpaka kaane ja televiisori ja sinna ta jäigi, eks. Ainuke, millele ta reageeris, oli see, kui ta e-koolist nägi märkust. Siis ta võttis poisi ette. Mis poiss tegi? Tahtis isa tähelepanu. Järelikult ma pean mingi jama kokku koerama. Siis ma saan tähelepanu. Ja nagu ma ütlesin, negatiivne tähelepanu on ka tähelepanu. Ja poiss lõpuks tunnistas, et ta teeb seda sellepärast, et saada isa tähelepanu. Seda oli väga raske tunnistada. Et jälle, milline vastutus tegelikult meil on täiskasvanutena oma käitumiste ja oma sõnade eest. Ja need on need asjad, mida lapsed väga tihti tunnevad puudust. Et tõepoolest olla olemas. Ja kui tänulikud nad on, kui seal kabinetis olla tund aega nende jaoks. Üks täiskasvanu istub maha, mängib, räägib, kuulab ja on kohal tund aega selles maailmas nende jaoks. Uskumatu, kui tänulikud nad on. Ma usun, et igapäevases töös on, eriti veel teil, kus seal on palju lapsi, palju raamatuid, palju saakerdamist ja nii edasi, on seda raske aeg-ajalt teha. Aga see stopp võiks olla, et kui keegi tuleb ja pöördub, siis ta pöördus ju minu poole. Kui tuleb sõbranna, siis me ei ütle, et kuule, mine, eks tee ole. Aga miks see laps teistmoodi on? Ja seal ei ole vaja tundi aega, vaid korraks ainult vaadata talle otsa ja olla kohal ja juba piisab. Ma usun, et te teate seda isegi. On ju. Mille üle nad siis kurdavad? Nad kurdavad hästi palju tegelikult üksinduse üle. Jah, see on ka ilmselt üks põhjusi, mille pärast minnakse siis noortekeskustesse, heal juhul raamatukogusse, heal juhul või tänavale. Mitte nii heal juhul. Sellepärast, et seal ei olda üksi.
seal ollakse kellegiga koos, kes mõistab, kuulab ja võtab seda last sellisena, nagu ta on. Sest tegelikult me tahame olla kõik täiuslikud just sellistena, nagu me oleme. Armastatud ja austatud ja igatepidi just sellistena, nagu me oleme. Ja seda üksindust on väga palju just sellepärast, et mida nad kurdavad ja mida ma olen näinud kõrvalt, on nad hästi tihti ülestimuleeritud või alastimuleeritud. Aga üsna tihti ka ülestimuleeritud, et neil ajab üks ring, ajab teist taga, süüakse autos kiirustades, et jõuda vahetada riided, jõuda järgmisse tundi, muusikakooli, kuhu iganes. Lapsed, vanemad tahavad anda oma parima. Loomulikult täiesti aru saada, eks ju. Võtame jälle lasteaiast, veame eelkooli, siis trenni ja nii edasi, eks. Aga lapsel ei ole seda omaette olemise ja mõtlemise aega, absoluutselt mitte. Tegelikult kogu sellest tohuvapohust ta tunneb ennast üksinda, sest kogu elu käib ainult logistika peal. Kes viib, kuhu viib, mida teeb. Ja täpselt samamoodi nagu öeldakse, et need telefonid ja kõik muud iPadid ja iPhone'id ja nii edasi on sellised suurepärased lapsehoidjad. Kahjuks on see tõesti nii. Aga mis on ekraan? Ekraan on ühepoolne suhtlus ju. Tegelikult sealt ei tule ju mingit emotsiooni tagasi. Ma olen isegi oma pojale kunagi koputasin ukse peale, tegin ukse lahti, siis ta ütles, et ära sega mind, et ma praegu suhtlen inimestega. Mitte kedagi ei olnud, tuva oli jumala tühi. No, tema jaoks oli see suhtlus, jah, tõepoolest mingil hetkel, aga see on ka see, et kus see balanss läheb, eks. Ja kui anda see telefon või asi sellele lapsele kätte, siis ta saab sealt oma mingisuguse ajaveete ja nii edasi, aga ta ei saa seda tagasi, mis annab vahetu silmast silma suhtlemine. Ta ei saa seda emotsiooni, ta ei saa seda pilku, ta ei saa seda tunnet ja nii edasi. Ja kui vanasti lapsed, mina mäletan endagi 3 last, kõik on seal köögipõrandal pottide ja pannide ja pudrunõiadega mänginud, ta on sinu juures, ta jälgib sind, see on hoopis midagi muud, eks ju, kui see, et ta istub üksinda oma toas arvutis. Aeg on teine. Ja vanasti olid tõesti ka kogukonnad, kes toetasid rohkem lapsega suhtlemist, tema aja täitmist ja nii edasi, või läksid sõbra uksele, koputasid ja sõber oli kodus, kui ei olnud, siis läksid uuesti tagasi, oligi kogu lugu, eks ju. Aga mis toimub nüüd? Ja seda üksindust nad tegelikult vägagi kurdavad, sest et nii nagu ka eelkõneleja ütles, inimesel on kuulumise vajadus. Ta soovib kuhugi kuuluda. Ja kuulumise vajadus on ka see, et meil on ühised mälestused, ühised kogemused, kas me oleme ühes klassis või me kuulume ühte ringi või me teeme midagi, mingit sporti või mis iganes. Ma kuulun kuhugi, mul on kellegiga midagi rääkida. Ja kas või see, et kui keegi tunneb ennast üksikuna, oleme otsinud näiteks klassistele kellegi sõbra, kellega minna kinno või teha midagi koos, et neil oleks millestki rääkida. Ja täpselt samamoodi võib olla raamatukogust saada kontakti lapsega, kes kuskil üksinda on, hakata näiteks soovitama talle mõnda raamatut ja rääkida sellest raamatust. Teil tekib juba millegi pealt, sest kinnised lapsed väga ei ava ennast. Ja siis ta võib sellest raamatus tegelasest või kellestki rääkides tegelikult jõuda oma probleemi tuumani. Ma kasutan päris palju tegelikult joonistamist ja näpunukke ja tehes nendega teatrit ja kõike muud, siis kui üks ühele rääkida inimesega, ega ta väga ei hakka oma asju kohe rääkima, eriti veel võõrale inimesele, eks ta ikka testib sind tükk aega. Aga kui me hakkame rääkima kelleski tegelasest, näiteks palun tal joonistada inimese ja ütlen, et räägi mulle sellest inimesest. Kellest ta rääkima hakkab? Ikka iseendast lõpuks, eks. Sest et ikka inimene räägib sellest, mis tema ajule tuttav on. Ja siis, kui ta mõnikord natuke lukku läheb, siis ma ütlen, ei räägi sellest, kellest sa joonistasid. Mis talle meeldib ja kas tal sõpru on ja mida ta sööb ja mida ta joob ja nii edasi. Täpselt samamoodi saab rääkida raamatu kangelastest, kellestki mis iganes tegelasest, küsida tema arvamus selle tegelase kohta, kuidas tema käituks ja nii edasi, sest ka sellega õpib tema ise probleeme lahendama. Te ei räägi nagu otse asjast, nagu ümber nurga, aga tegelikult võib sellega lahendada päris palju asju ära. Olete nõus? Olete proovinud ka? Nii ja naa, eks ju. Seda võiks täitsa teadlikult proovida, et sedasi, kui te märkate mõnda last, kes on väga omaette ja kellega ei saa sellist kontakti, siis läbi mingi tegelase saab temaga väga hästi kontakti. Sest ta ei räägi endast. Meil on see kaitsekiht ees. Nii hea on rääkida näpunukust, mida ta tegi, kuidas ta oli, mis ta oli. Nii saab oma mured ära räägitud. Ja mis sinna veel juurde järgmine, mida nad tegelikult päris palju on see tunnete teema. Üleüldse tunnetega toime tulek, sest kust tuleb selline lapse
kas siis agressiivne käitumine või ülevoolav käitumine või mis iganes, on see, et tema sees on teatud tüüpi mingi ärevus ja ta ei saa aru, millest see tuleb. Ja see tekitab tegelikult tema sees ju rahutust. No täiskasvanud inimesed ka, kui on mingi ärevus sees, ma ei tea, mõni hakkab koristama ja kes mida tegema, eks ju, et ei saa aru, kus see tuleb, imelik on olla, eks ju, ei saada seda põhjust kätte. Kus see väike inimene, kes seda saab? Aga tema hakkab väljendama seda oma käitumisega. Poisid valdavalt hakkavad agressiivse käitumisega väljendama, tüdrukud valdavalt tõmbavad ennast nagu kookonisse või muutuvad kurvameelsemaks rohkem, et kuidas siis keegi näitab. Aga just nimelt see, et kui see laps ei ole saanud peegeldust oma tunnetele, mis tema sees toimub, siis ta ei oska ju nende tunnetega toime tulla. Ja kui me võtame, mis roll on emal ja mis roll on isal, siis emal on see roll, kes õpib lapsel iseendast aru saama. Laps vaatab, ema reageeris niimoodi, ta õpib nagu sellest peegeldusest aru saama, kes ta ise on. Isa on see, kes toob sisse välismaailma, kuidas tema seal tööl ja kus ta hakkama sai, milline on välismaailm. See, kuidas laps hakkab suhtuma välismaailma, sõltub väga palju sellest, kuidas isa seda talle on kodus peegeldanud. Ja kui nüüd on olukorrad, kus näiteks lapsel on mingisugune mure või mingi segane tunne sees, ta ei saa sellest aru ja kui lapsevanem ütleb, lõpeta ära, mida sa vihastad, unusta ära, käitu teistmoodi või ära üldse karju siin, siis mis juhtub? Kuidas? Ta tõmbub rohkem endasse, sest tegelikult tühistatakse tema tunne. Samal ajal võiks tegelikult laskuda silmade kõrgusele, eks ju, kui me lapsega suhtleme, siis me peame olema temaga samal tasandil, eks, mitte samalt selliselt võimupositsioonilt ülevalt alla, eks ju, vaid silmade kõrgusel, siis tema juba saab tegelikult aru, et ma otsin temaga kontakti. Ma kas kükitan maha või istun temaga koos põrandale või on ju tegelikult, et kui keegi on mure väiksel lapsel, siis ma ju kükitan maha. Ma ju lähen tema tasandile, eks ju, ja tema võtab selle, minu vastu tuntakse huvi. Ja ma küsin tema käest, et kui ta ei oska öelda, et mis juhtus või kuidas ennast tunned, siis ma saan talle ju pakkuda variante näiteks, et ma saan aru, et sa oled kurb. Või ma saan aru, et midagi vihastas sind. Tema saab juba sellest aru, et sa oled temaga ühel levelil, sa püüad teda mõista. Järelikult sa püüad temast aru saada. Ja kui ma sedasi võimupositsioonilt ja vanemad tihti kiirustades seda ka teevad, eks ju, siis lõpuks ta tõmbab lukku ja ühel hetkel ta ei oskagi oma tundeid teistmoodi väljendada, kui kuidagi kas valdavalt negatiivselt käitudes. Ja kui lapsel on käes ka rohkem see telefon, siis sealt ei tule ju seda peegeldust, mis peaks tulema emalt, kes talle annaks tagasi arusaamise, kes ma olen, mida ma tunnen, mida see, mis minu sees toimub, mida see tähendab, kus see tuleb, kuidas ma sellega õpin toime tulema ja nii edasi, siis see lihtsalt nii lähebki. Ja väga drastiline juhtum oli just siin, ma olen seda näidet ikka nüüd toonud, oli mingi aeg tagasi, vastuvõtus oli üks füüsiliselt agressiivne tüdruk, kelle käest, see suurt kasvu tüdruk ka, kelle käest said ikka kõik tuuseldada. Kui ikka miski ei meeldinud, siis see rusikas käis ikka väga kiiresti. Ja siis, kui ma küsisin ta käest, et mida sa tundsid enne, kui sa sedasi tegid ja lõid, et mis tunne sul oli, siis ta vastas mulle keskmine. Temal oli keskmine tunne. Ma mõtlesin, et oi, et mis siis veel kui tugev tunne. Ja ta ei osanudki öelda tegelikult, et mis tunne ta sees oli, kui ta seda teist poissi või tüdrukut lõi. Tema sees oli tegelikult väga suur kurbus. Me hakkasime vaatama tunnetekaarte. Tunnetekaart on selline, Angela Jakobsoni tunnetekaardid, tead asjad on need. Võtsime terve selle paki ette ja ta ütles, et nad on kõik ühte nägu. Ta ei leidnud sealt oma tunnet. Ja muidugi võttis aega, kerisime ja lõpuks me saime aru, et ta on kurb. Kurb oli sellepärast, et ta oli üksik ema laps, ema oli tööl. Ta oli üksi. Ja ta ei saanud aru, mis tema sees toimub, tal oli tohutu tähelepanu vajadus. Ja sellega ta sai tegelikult tähelepanu jälle, temaga pahandati, kui ta kedagi lõi ja tähelepanu oli tähelepanu, eks. Ja kuhu see lõpuks viib, on selleni, et ma olen tähele pannud, et päris paljudel lastel on väga palju tegelemist enesehinnanguga. Ja see on valdavalt ebaadekvaatselt madal. Olete nõus, olete tähele pannud. Lõpuks see, kui inimene ei ole iseendaga kontaktis, tema sees on teatud tüüpi ärevus, see viib madala enesehinnanguni, sest ta tunneb seda, et ta ei ole täiuslik just sellisena, nagu ta on, nagu ma ütlesin.
ja kui vanemad ei pööra nii palju talle tähelepanu, neil on oma tööd ja tegemised, mine õpi, mine istumine, ole, ära karju, ära ole, ära löö, siis lõppkokkuvõttes mida tunneb laps? See on turvatunde puudumine, kuhu ta lõpuks välja jõuab. Ja turvatunde puudumine tekitab ärevust. Miks? Sest laps on tulnud siia maailma selleks, et ellu jääda. Ja see instinkt on temal kõige tugevam. Ja põhilised inimesed, kes temale turvatunde annavad, on tema ema ja isa. Ja nendele on ta üdini lojaalne, ta ei ole mitte kunagi nende suhtes kriitiline. Olles töötanud ka Psühhoneurahaigla laste osakonnas mingi aeg, siis uskuge mind, see on sotsiaalosakond ja kui lojaalsed on nad mis iganes emmedele. Ja tõesti on. Ja see emme võib olla meie jaoks oi ja tema jaoks on ta maailma kõige ilusam ja kõige parem. Muutub küll. Aga me räägime ikkagi lastest ja tegelikult oma olemuselt ei muutu. Oma olemuselt ei muutu ka täiskasvanu jaoks, et kui tegelikult võtta ka vastuvõtus näiteks on probleemid tulnud lapsepõlvest, siis ma pean alati ütlema, et me ei süüdista vanemaid, vaid nemad andsid sellel hetkel oma parima oma ressursside kohaselt. Sest et ka seal on nagu tunda see, et isegi kui täiskasvanud inimene saab aru, et tema ema, isa on millegiga puusse pannud, eks ju, sellel, või eksinud, eks, siis ta sees on ikkagi alateadlik süütunne. Kuskil see on ikkagi, ta jääb alles, aga lastel on eriti see, et ta on lojaalne, üdini lojaalne oma vanematele ja kunagi ei tohi neid kritiseerida, mitte kunagi, sest laps koosneb emast ja isast. Ja ütleme, et kui me oleme võib-olla mõnikord mõne vanema suhtes, eriti väiksemates kogukondades teadlikumad, ja võib-olla kui ütleme midagi kriitilist, siis siin me peaksime hästi-hästi tagasi hoidma, sest et igasugune hinnanguline kriitilisus lapse vanema kohta kahjustab last, sest tema koosneb emmest ja isist. Et pigem me üritame nagu mõelda selles suunas, et ju siis emme mõtles seda või issi tegi seda sellepärast, et sul oleks parem. Aga nende turvatunde puudumine on just sellega, et kui ei ole ema-isa pildis, kui nad ei ole ka emotsionaalselt kohal, sest et alateadlikult nad tajuvad seda, et kui emme-issi on olemas, siis on ka temal hea olla. Siis on kõik baasiliselt paigas, aga kui neid ei ole emotsionaalselt kohal, siis tekib sisemine ärevus ja temal tekib turvatunde puudumine. Ja see tekitab käitumisprobleeme. Olete nõus? Kas keegi tahab midagi küsida vahepeal? Tekkis mõni mõte? Okei, et kui me võtame, mina nimetan seda pahapoisi sündroomiks tegelikult ja see vist on üsna levinud väljend ka tegelikult, et kui me ühte last peame kogu aeg pahaks poisiks, siis mis taga juhtub? Tal kaob ära motivatsioon lõpuks olla tubli laps. Ükski laps ei taha mitte kunagi ei taha olla keegi paha laps, mitte kunagi. See küsib ka, et olen ju tubli laps, eks ju, tegin ju hästi. Et see tahtmine olla see hea laps on nii suur, et isegi kõige suuremas rüblikus me leiame tegelikult midagi, mida ta teeb ilusti ja toredasti. Kindlasti leiame. See on talle nii oluline, et valdavalt on ikkagi selle ebasobiva, nii-öelda meie jaoks ebasobiva käitumise taga on alati mingisugune mure ja mure teeb teda ärevaks. Ja kui me lõppkokkuvõttes hakkame teda maha suruma, mis iganes keegi ütleb, et ta ongi paha poiss, ta ongi meil selline, kui tal see silt on küljes, siis tõesti ta lõpuks mõtleb, et mida ma siin pingutan. Tal kaobki ära igasugune motivatsioon tegelikult olla see hea laps, sest see hea laps tuleb natuke raskemini ka, sest et need negatiivsed asjad kipuvad nagu kergemini tulema, palju mugavamalt, eks. Et see on oluline märgata selles kõige suuremas rüblikus, mis on tema mure, sest me teame kõik, mida halvemini laps käitub, seda rohkem on ta mures, tegelikult ka. Selle sees on mingisugune mure, kui ta nii käitub. Ja muidugi see on klassika, et me ei ütle, et sa oled paha laps, vaid sa oled väga tubli poiss või tüdruk, aga see, mis sa tegid hetkel, ei olnud okei. Ehk see tegu ja lapse eraldamine, see peaks olema meil lapsevanematena, töötajatena, kes me lastega töötame nagu basic või põhiline, et me eraldame ära lapse ja teo. Sest muidu on see paha poiss või paha tüdruk, eks ju. Ja tõepoolest see halb olemine või see halb käitumine on hinnangule, mis on, pigem võiks mõelda, et see käitumine sellel hetkel ei olnud sobiv.
sest väga oluline ka, kuidas me ütleme. Kui sa oled halb laps ja käitud halvasti, on hoopis midagi muud, kui me ütleme, et kuule, et sa oled muidu täitsa tubli poiss või tüdruk, eks ju, aga see ei olnud küll nüüd, see oli ebasobiv käitumine. Räägime sellest, et mis juhtus, et sa nii tegid. Muidu sa oled ju tubli laps, aga miks sa nii tegid praegu siin? On teine tunnetus? Ma arvan, et pole küsimuski, eks. Ja kus kohast lapsed õpivad? Teame, et lapsed õpivad ju mudelõppe järgi ehk vaatlusõppe. Nemad ei käi meie sõnade järgi, nemad käivad meie tegude järgi. Ja neid tegusid nad hindavad vastavalt oma ressurssidele. 5-aastane saab meist ühtemoodi aru, 3-aastane ühtemoodi, 7. klassis õppiv laps saab juba teistmoodi aru, sest tema elukogemus on juba suurem. Me võime sõnadega kõiki asju ära pehmendada ja rääkida. Aga missugune on tegelikult see, mida me tegelikult käitumisega näitame. Ja see on see, mida laps õpib. Et kui me tegelikult kuskilt midagi lapsele ette heidame, siis kõigepealt me peaksime vaatama iseenda otsa. Psühholoogide see väike inside nali oli see, et kui olid need plakatid üleval, et ära löö last, räägi temaga või mis seal oli, siis meil oli see, et ära löö last, röögi emaga. Ja tõepoolest, paraku on see nii, et see kõik asjad, mida me teame, need saavad alguse kodust, laps on kodupeegel ja nii edasi, seda taga on. Et need käitumismustrid võtab laps igati ja alati oma kodust. Minu klassikaline näide on sellest ühest ropendavast poisist, kes tõepoolest ropendas nagu voorimees. 2. klassi poiss ja tuli seda sõnavara ja muidugi tähelepanu sai ka, sest pooled ju ei teadnud, mis see sõna tähendabki, eks ju, ja ta oli tegija mees seal. Ja siis võtsime emme-issi, siis võtsin endale kabinetti ja rääkisime ja tõesti mõlemad, isa siuke suur 2-meetrine mees, mõtlevad peapaks, et kust kohast see tuleb, siis nad mõtlesid välja ühe sugulase, kes on selline vanem poiss, et see võib rääkida ja igalt poolt ja ema ikka tõsiselt mures ja jube piinlik ka, eks ju. Ja siis mingil hetkel isa sirutas need jalad välja, kurat, mis sa arvad? Väga vabandan, aga nii see oli. Siis me olime emaga mõlemad niimoodi, See oli täiesti tavaline, Tallinna lähedalt maa kohast, eks ju, külameestega sai asja aetud ja ju siis isal selline sõnavara oli, aga see, ütleme, see kurat oli side sõna juba, eks. Ja midagi. Ja muidugi, loomulikult, siis hakkas põhitöö pihta. Siis oli niimoodi, et iga isa sõna maksis 10 senti ja see pandi purki. Ja siis poiss vaatas, et 10 senti on ikka vähe, siis ütles, et eurts. See isa kontroll oli kõva niimoodi, et tegelikult hakkaski sellest pihta, et isa pidi oma käitumist muutma, eks. Nii et selles mõttes, et kui me näeme lapsel mingisugustki käitumist, mis võib-olla meie jaoks häiriv või tavapäratu või mitte sobiv, siis ütleme, mitte sobilik käitumine, eks, siis võiks mõelda, millises keskkonnas ta kasvab, et paratamatult see teda mõjutab. Ja loomulikult ei ole see koht, kus öelda, et sul isa juba selline ropendaja, eks, mis me sinustki tahame, eks. Et see ei ole see, vaid pigem juhtida tähelepanu sellele, et see ei ole okei, eks ju, ja mitte siis tühistades isa, millega me kahjustame last, eks ju, vaid juhtida tähelepanu, et ka isa eksib ja ka tema võib õppida. Mis tähendab seda, et me kõik oleme inimesed ja laps sai väga hea nii-öelda kooli, kuidas lahendada probleeme. Jah, issi suur ja tugev on ka inimene, kes eksib ja tema ka võib õppida. Siis tähendab, et mina ka võin õppida. Et selles mõttes jälle vaadata, kust kohast see laps pärit on ja mitte tühistada tema keskkonda või näidata näpuga selle keskkonna peale, pigem mõista, kus keskkonnast ta on tulnud ja aidata sellel lapsel sellest keskkonnast võib-olla välja tulla ja näidata talle teisi mudeleid ka. Et saab neid samu pingeid, ärevust, mida iganes enda sees maandada ka mitte ropendamise, mitte löömise, mitte agressiivse käitumisega, et on olemas ka teisi variante. Sest paratamatult see, mis teda ümbritseb, ongi tema normaalsus. Kui selle pere normaalsus on kommipaberid maha visata, siis seda ka tehakse. Aga kui selle pere normaalsus on midagi muud teha, siis seda ta on sealt õppinud. Ehk me peame alati vaatama, et laps tuleb sellest keskkonnast, kus ta on kasvanud ja sealt on ta oma asjad võtnud. Mis siis on?
kell siin. Mis on need põhilised vajadused, et emotsionaalsed vajadused, kui lapse emotsionaalsed vajadused on kaetud, siis on paigas tema enesehinnang, siis on paigas tema eneseusk, siis on paigas tema käitumine, seda me teame. Ja mis on need põhilised emotsionaalsed vajadused, mida see laps vajab, on tõepoolest üks põhiasju on see, et olla armastatud. Ja just mitte tingimustega, et sa oled tubli laps, et siis sa oled midagi ära teeninud ja kui tihti me ütleme, et oi, Kalli, sa olid nii tubli laps ja see on ainukene kord, kui me Kalli teeme lapsele, siis kui ta oli tubli laps. Vaid sa oled sellisena mulle, Kalli, nagu sa oled. Teate, et 1 versus 5, jah? 1 laitus versus 5 kiitust. Et siis on tasakaal. No 1/3 on täielik tasakaal, 1/5 on juba see, et me anname edasi positiivset sõnumit. Et me võime tegelikult, jah, seda tasakaalu peaks vaatama ja kui lapse see armastuse tunne, kui teda võetakse nii, nagu ta on, teda armastatakse, ta tajub seda ja see ei ole ainult see, et ma tean, et ma oma last armastan, vaid ma ütlen talle seda, ma näitan seda välja ja täpselt samamoodi saab teha seda ükskõik, kes töötab lapsega. Ma ei lähe muidugi rabama igat võõrast last ja ütlema, et issand, kui armas ja tore sa oled ja sa mulle nii meeldid. Aga ma tunnustan teda teistmoodi, ma ei pea talle füüsiliselt juurde. No mõned, nad tulevad ju kaissu, tulevad ju, on ju. Nad tulevad, nad tahavad oma Kalli saada, loomulikult sa kallistad. Ta läheb ära, ütleb, kas ma võin sulle Kalli teha? Muidugi võid, eks. Aga just kas või verbaalselt talle öelda, et see on nii äge, et ma sinuga tuttavaks sain. Siis laps vaatab sulle otsa, vau, päriselt või? Muidugi. See on nii vahva, et sa siia tulid, et sa siin käid, et sa siin oled, sinuga nii tore rääkida. Kõik see näitab tegelikult ka seda, et me austame ja armastame teda. Ja just nimelt see sama ka, et olla hinnatud, olla täiuslik just niimoodi, nagu ma praegu olen, ükskõik mida ma ka teen, ausalt olla hinnatud. Et kui te võõraste lastega suhtlete või oma lastega suhtlete, et mitte ainult alati märgata seda, et ta on kuskilt tubli või midagi sedasi teinud, vaid hinnata teda ka millegi muu järgi. Ükskõik. Vaadake, mis talle oluline on, mida ta tahab, et temas märgatakse. Küll leiab üles, eks ju. Mõnel meeldib, tema juukseid märgatakse või mis iganes, ilusat kleidikest või lihtsalt, et sa oled nii rõõmsameelne. Ka need on väga olulised asjad, et öelda tema isiksuse omaduste kohta, et su silmad säravad või sa naeratad ilusti või. Need on nii väiksed asjad, aga need on nii olulised asjad. Ja olla kaitstud. See turvatunne on väiksel lapsel hästi oluline ja ma arvan, et üks raamatukogu on kindlasti üks koht, kus tuntakse ennast turvaliselt. Ma ei tea, millest see tuleb, aga ilmselt see vaikus või kõik see, sest me teame ju seda, et kui oluline on lastele muinasjuttude lugemine, eks. Teatud vanuses lugeda, kui ema loeb muinasjutte, see on tohutult oluline, te teate miks. Laps saab turvalises keskkonnas läbi elada oma frustratsioonid ja hirmud. Mina mõnikord loen neid muinasjutte, kui olen lugenud, siis ma jätaks seal pooled asjad vahele, need on kohati nii õudsad, on ju? See on eriti, eks ju. Ja samas on see, et laps tegelikult ta vajab nende frustratsioonide, nende hirmude läbi töötamist enda sees. Aga kui ta teeb seda läbi muinasjutu, mida loeb talle turvalises keskkonnas, lapsevanem, siis ta töötab need asjad teistmoodi läbi enda sees. Aga tal on need vaja läbi töötada, igal juhul. No teine tulemine on ju siis teismelise iga, kus tulevad Potterid ja Eragonid ja kõik muud, eks ju need, kus nad jälle samamoodi elavad, need fantaasiad ja kõik need hirmud ja asjad läbi. Ja kui ta saab kõike seda teha kaitstud keskkonnas, kui ta tunneb ennast hoituna ja turvaliselt, see on üks asi, mis on tema emotsionaalsete vajaduste katmiseks väga, väga oluline. Siis on tema baasiline turvalisus paigas. Stabiilsus ja see rutiin võib tappa, aga rutiin nii-öelda. Aga rutiin on tegelikult hästi oluline ja kiita just seda sama võimekust, oma võimekust. Ja see on adekvaatne hinnang, eks. Kui on mõni laps, kes on ebaadekvaatselt ülehinnatud, teate ju, mis siis juhtub, eks. Ta tegelikult ei ole ka kontaktis iseendaga. Siis ta näeb kedagi teist kõrval, kes on temast veel võimekam ja siis ta ei saa aru, mis juhtus, eks ju, kuna teda on peetud kogu aeg kõige paremaks. Et selles mõttes on see selline nii-öelda keskmine oluline, et oleks see tasakaal paigas.
ja ta tahab tunda oma võimekust ja seesama tuleb oma joonistusega või loeb midagi, eks ju, et me ju kiidame seda tema sooritust ja see on talle nii oluline. No ma ei tea, kui mõni laps tuleb teile raamatukogus appi ja lasete tal riiulisse raamatuid panna või midagi teha, eks. Juba see, et ta seda teeb ja selle eest kiitus saab, siis ta juba tunneb ka ennast tegijana, on ju? Selliseid väikseid abimehi tuleb ju tihti. Ja just nimelt see, kui täiskasvanu karjub või röögib lapse peale, siis selle kohta või isegi lööb, selle kohta öeldakse, et ta annab ära osa oma autoriteedist. Iga sellise käitumisega. Et pigem olen ma koolis tähele pannud seda, et vaikse häälega ausalt kohal olev täiskasvanu õpetaja klassis on suurem vaikus kui õpetaja, kes ütleb, kas te karjute, jääge vait, karjub täpselt samamoodi. Seal ei ole vaikust, sest see õpetaja on oma autoriteedi ära andnud. Aga kui temaga ausalt kohal olles, vaikselt rääkida, siiralt kohal olla, kuulata, näha, südamega kohal olla, siis laps hindab seda väga-väga. Sellist jõupositsiooni, siis on see autoriteet läinud. Ja aeg-ajalt me peame siis mõtlema raamidest väljas, mida see tähendab. Meil on kõikidel mingisugune pilt, milline peaks olema üks hästi kasvatatud, tore ja viisakas laps. See on meie enda mingi eeldus, mingi ootus. Meil kõigil on see peas. Ja kui see ei vasta sellele, siis mis juhtub? No kui meil on midagi eeldame ja ootame, see tegelikkus on midagi muud, siis me oleme stressi, on ju. Täitsa loogiline ju. Me oleme oma peas midagi välja mõelnud, aga tegelikkus sellele ei vasta. Ja täpselt samamoodi on see, et aeg-ajalt võiks tulla raamidest välja ja mõelda lapse loogika kohaselt. Sest lapse loogika on hoopis teistsugune loogika kui meie täiskasvanud, sest meie elukogemus on teine. Ja tüüplause on see, kuidas sa saad nii mõelda? Kuidas me saame nii öelda? Ta ju mõtles niimoodi. Pigem selle asemel, et küsida, et kuidas sa niimoodi tegid või kuidas sa niimoodi mõtled või kuidas sa niimoodi ütled, võiks mõelda selle peale küsida, et sa ütlesid nii, sa ütlesid teistmoodi. See on väga huvitav vaatekord. Seleta mulle see ära. Sest tema ju mõtles niimoodi. Ehk aeg-ajalt me võiksime tulla iseenda mugavustsoonist ja raamidest välja ja asetada ennast lapse rolli ja mõelda, kuidas ta selle loogikani jõudis. Uskuge, see meie enda maailm läheb ka palju-palju laiemaks. Sest tihti see on üsna äraspidine loogika, mis sealt tuleb, aga päris huvitav. Võt nii. Tegelikult mul oli üks mõte, teil on vist ajakava lõhni. Ma võtsin ühe asja ette lugeda, kas te kannatate veel? Okei. See on üks Brandon Bassey tekst. Mõtlesin, see sobiks siia lõppu äkki. Selle väikese tüdruku teekond naiseks on möödunud läbi sisemise püüdluse ja igatsuse leida see miski. Selles on olnud palju erinevaid alustatud ettevõtmisi, mis juba eos kuhugi on hakanud ära vajuma. Selles on olnud palju luhta läinud plaane, mis pole kunagi päris hoogu sisse saanudki. On olnud palju unistusi, mida ühel hetkel oli lihtsam mitte unistada, sest reaalsus ja unistused olid liiga valusalt erinevad. Ja selle tüdruku sees elas üks hääl, mis on igati kaasa aidanud tema püüdluste luhta minemisele. Püüdlusel minna ja avastada enda võimeid. Leida üles enda anded ja elada täie rinnaga, riskida ja pühenduda millelegi kogu hingest. See hääl oli pikalt sosistanud. Ma ei oska, ma ei usu, et sa sellega hakkama saad. Ma ei ole seda väärt. Ehk need on need, miks siia lõppu see, et kui tihti me programmeerime lastesse selle info, ühe väikse sõnaga, ühe väikse lausega. Sa ei saa sellega hakkama, sa pole seda väärt ja nii edasi. Ja see võib ühel hetkel jutuda, et see täiskasvanud inimene seda enam ei julge, ei saagi teha, sest tema sees elab see hääl. Et ärme siis seda tee. Okei, aitäh!